kell on praegu mingi 11:40. Kõnnime Barcelonetas, see on siis mereäärne piirkond, staadioni juurde ja lähme mängime jalkad pick-upi 8 versus 8 tund aega. Et jah, kohe need staadionid ka. Okei, kutid, mäng sai läbi, me võitsime 5 väravaga või. Ma lõin 3 väravat, andsin assisti ka, aga muidu tegelikult oleks mäng võinud paremini minna. Aga pole hullu selles mõttes, et mul on 2 päeva veel, 2 mängu veel, 1 5v5 veel ja 1 siinsamas 8v8 kolmapäeva hommikul, sama hommikul ma ära lähen. Et ma tegelikult tunnen, et kand ei ole veel nagu päris korras. Ta veits valutab, aga ma arvan, sellega saab hakkama. Et kindlasti ideaalis ma nagu ei mängiks need 2 päeva nüüd, aga kuna mul on ainult 2 päeva ja see on nagu pick-up, mida Eestis ei saa mängida väga üldse, siis ma lihtsalt pelan. Et jah, panen enda seda keeli, teen mingeid harjutusi sellele ja et muidu on nagu väga nice, tegelikult naudin. Et nende viimase 2 mänguga mul see siuke tunne nagu, et ma nagu ei pinguta nii palju, kui ma saaksin. Et ma peaks ikkagi nagu maksimaalselt nagu panema, aga homme siis 5v5 ja ülehomme 8v8 siit samas. Just venitsin ära, lähen pessu, siis lähen vaatan veits, kõnnib linna peal ringi, läheb korterisse, teeb mingid põlveharjutused, värgid, särgid ära ja vaatame mis edasi. Et jah, davai. Tulime siia väiksesse restorani, peale mängu kerge väike snäkk. Peale seda ma lähen koju. Tulin siia, kui ma kõndsin sinna jalgpalli mängima, siis ma nägin seda restorani, siis ma mõtlesin, et on suke nice koht. Siin suksed Hispaaniale omased bocadillo. Vamos a comer ahora, sí. Vamos! Ma ei tea, mulle väga meeldib see kohvik siin, see on nagu, mul on teine kord, aga ikkagi väga meeldib. Et ma praegu siin hakkan raamatut lugema ja siis mul on minu väike bocadillo ja siis võtsin vett seekord. Seega tuleb suke mõnus, ma ei tea, working hours, kõrge tunnik ja teeme siin natukene asjalikku ka.
tegelikult oleks natuke rohkem teha, aga mul läks põlvekavaga veeks veits aega. Ma muidu ka lihtsalt chillasin, no ma ei teinud väga midagi, aga ma lihtsalt chillasin. Aga tuleb mõnus praegu, ma arvan. No see kohvik on nice ja siis pärast seda kohvikut, pärast seda töövärki me läheme baari, vaatame, kas me saame, täna mängivad Villarreal ja Granada mängivad täna La Liga, bottom of the league, siuke action. Davai. Oota. Käisin kohvikus ära ja nüüd me lähme siis vaatame Villarreal versus Granada mängu loodetavasti. Mäng sai läbi, väga rahul ei saa jääda, aga lõbus oli vähemalt. Minu üks lemmikstaadionid on see Sant Antoni staadion, see täpselt nagu FIFA stiilis kuskil Brasiilias, seega väga meeldib seal mängida alati. Kant tegelikult tegi nagu haiget veits, mingi 2 korda või 3 korda. Ma lõin küll mõned väravad ka ja andsin sööte ka, aga ikkagi nagu rahul ei saa jääda. Ühte väravat lüües vasakuga mul siis mingi veits hakkas suht valus oli. Et jah, peab mingisugused harjutused välja mõtlema, aga nüüd vot, siia tulemegi. Mingi fruteria. Lähme siia fruteriasse, näitan teile, mis ma ostan. Ländisin siin samas kohvikus jälle, kus ma eile olin. Mulle lihtsalt meeldib see 365 kohvik. Ma ei tea, siuke mõnus hubane koht. Võtsin siis ühe croissandi ja ühe kohvi 2 euri eest. Väga hea offer jällegi. Kerged uudised. Ma pidin vastu võtma raske otsuse, et ma ei lähe homme hommikul jalgpalli mängima, kuna lihtsalt ma ei taha, et minu see kanna olukord, kand natukene ikkagi täna tegi rohkem haiget, et ma ei taha, et see olukord läheks nagu hullemaks. Seega ma otsustasin, et ma ei lähe homme hommikul jalgpalli mängima, kuigi ma juba panin ennast kirja ja maksin selle eest. Ma ei tea, pole hullu. Lihtsalt ei saa refundi, kuna ma ütlesin natuke liiga hilja. Selle asemel täna õhtul ma siis lähen ilmselt ühte mereäärsesse klubisse, miks mitte, selles mõttes, et viimane õhtu Barcelonas, Halloween. Kahjuks ma sealt pidin jalgpalli nagu ei ütlema, selle kanna pärast see on suht nagu sitt. Kuigi noh, mis teha, ma tahan ikkagi Eestis ka jalgpalli mängida, on ju, seega polnud lihtne seda otsust vastu võtta, aga no mis teha. Aga selle eest jah, me saame siis täna õhtul rohkem fannida. Ma nüüd naudin enda kohvi ja croissandi ja viin oma staffi koju ja vaatab, mis edasi. Davai. Bam! Kell on 10 läbi, ma sain enda kiirpudru valmis. Ma ei hakanud kanariisi kukkima, kuna ma ostsin lihtsalt nii palju neid pagana puuvilju, et ma arvan, et täna mingid snäkke enne puuviljade peale, enne kui ma õhtul välja lähen. Ja siis hommikul teen kanariisi ja siis lähen lennuki peale. Et ja see ongi viimane õhtu siin Barcelonas. Päris norm, ma ei tea. Kahju, et selle kannaga nii läks, et jalkat ei saa teha homme, aga you gotta do what you gotta do, nagu et ma ei taha ju ennast jälle mingi vigastusega kõrvale seada. Muidu palju muud ei olegi, täna oli siuke normaalne päev, mängisin jalkat, tegin kõige pikema koju tulek üldse, kuna ma just käisin mingi 3 poes ja siis seal kohvikus ka veel. Lihtsalt siuke spontaanne siuke koju tulek, aga ma ei tea, see oli enjoyable. Ma hakkan nüüd sööma ja ma loen arvutist siis seda raamatut ka, joon oma tee ära ja söön neid puuvilju ja siis ongi nagu päev läbi tegelikult. Aga jah, ma lihtsalt lähen siis pärast veel õhtul Halloweeni ka nii-öelda tähistama siis, kuna mu viimane õhtu siis we gonna ball out, bro. Why the fuck not nagu. Jah, ma ei hakka seda kuradi õhtul välja minemist mingi vlogima, ma ei viitsi väga.
Lihtsalt ei viitsi, aga noh. Pluss on see ka, et kui keegi peab mingi ära võtma ja varastama midagi, siis nagu nad ei saaks seda fucking näiteks mikrofoni setti, mis maksab suht palju nagu, pluss on nagu safety ka ja. Ongi viimane õhtu, lähme ja poolime ja praegu siin sööme most healthy and that, you know what I mean? Okei, võib-olla see kiirpudru pole kõige tervislikum, aga see on ikkagi parem kui mingi shit show. Ja pluss siis need fucking banaanid ja mandariinid. Pluss see aprik, see hurmaa, mis ma ostsin. See oli nii halb nagu, ma ei saa aru. See oli nagu, noh, hurmaa tavaliselt peaks olema selline mahlane, aga see oli mingi kuiv. See oli nii veider, võib-olla oli mingi toore või midagi, aga noh, tajutid. See on kõik, jah.